Kõigepealt konkreetne küsimus, kas on olemas ka paberil kirja pandud Kaitsepolitseiameti ohuhinnang, millega meie Riigikogu liikmetena saaksime tutvuda? Aitäh. Teiseks, te ütlesite eelnevalt, et lepingus on kirjas, et Kaitsepolitseiametile kaasnevad lisakulutused, mis saavad kindlasti olema väga suured, seonduvalt tohutu suure ulatusliku kohustusega teostada taustakontrolle, maksab kinni Rootsi riik. Nüüd te olete rist ja põiki ilmselt selle lepinguga tuttav. Palun öelge meile, kus kohas see lepingus kirjas on. Ma vaatasin korduvalt lepingu uuesti läbi, mitte midagi sellist minu hinnangul lepingus kirjas ei ole. Kusjuures võtsin lahti ka seletuskirja leheküljel 85, kus on kulude ja tulude kohta kirja pandud üht-teist. Ka siin ei ole mitte midagi selle kohta kirja pandud. Kui suured on ootuspärased Kaitsepolitseiameti lisakulutused seonduvad selle massiivse taustakontrolli tegemise kohustusega, mis siis saab, kui need kulud osutuvad oluliselt suuremaks kui prognoositud, kus see raha tuleb ja kus ikkagi on lepingus kirjas, et Rootsi riik katab kõik sellised kulud. Mina seda lepingust ei leia. Kõigepealt alustame sellest Kaitsepolitseiameti ohuhinnangust. Siin ma soovitaksin teil otse suhelda Kaitsepolitseiametiga, nemad on infovaldajad. Ehk et dokument on olemas, meile tutvustas seda Kaitsepolitseiamet saab seda ka teile tutvustada. Ehk et seda on kõige mõistlikum küsida Kaitsepolitseiametist, leppida nendega kokku kohtumine või siis kuidas te ise seda soovite ajada, aga suhelge palun sellel teemal otse Kaitsepolitseiametiga, kuna nemad on infovaldajad. See on AK info, nemad on infovaldajad. Nüüd loomulikult Riigikogu liikmed selle teabe saavad, aga soovitus on, et te otse suhtlete Kaitsepolitseiametiga. Mul on väga spetsiifiliselt just nimelt seda istungi läbiviimist puudutav küsimus. Selles mõttes, et hetk tagasi ilmnes, et tegelikult on Kaitsepolitseiamet koostanud ohuhinnangu seonduvalt selle projektiga, mida me siin täna arutame. Ja minul on küll teile kui istungi juhatajale ja Riigikogu juhatuse liikmele selline väga konkreetne ettepanek, mida te võiksite arutada. Et kui Riigikogu ette tuuakse aruteluks mingisugused küsimused, millega seonduvad tõsised julgeolekuohud ja nende kohta on ka julgeolekuasutuste poolt koostatud ohuhinnangud, siis võiks sellest eelnevalt Riigikogu liikmetele teada anda, et kõik Riigikogu liikmed, keda asi huvitab, saaksid võimaluse minna kapo komisjoni ja tutvuda nende materjalidega. Hea kolleeg, ma arvan, et tegelikult kõigile Riigikogu liikmetele on teada, et vastav Kaitsepolitsei raport on olemas. Ja see on juba, ma räägin, et selline raport kui selline on olemas, mis tähendab seda, et ka tegelikult ikkagi kõigil teil oleks olnud võimalus sellega ka soovi korral tutvuda. No esiteks ma ei saa teiega nõustuda, et kõik Riigikogu liikmed on teadlikud sellest, et niisugune ohuhinnang paberile panduna eksisteerib. Mina ei olnud sellest teadlik. Ja mul selja taga kuulen kolleegide selgitust, nemad ka ei olnud teadlik. Kust me peaksime sellest teadlikud olema? Hea kolleeg, ma ei saa viidata küll konkreetsele ühelegi nüüd paberile või mustvalgel kirja pandule, aga ma arvan, et sellest on juttu olnud ka siin saalis. Tegelikult mul on analoogne küsimus, nagu Varro Vooglaid siin küsis, et tahtsin küsida, et millelt tugineb see teie väide, et kõik Riigikogu liikmed teavad seda. Ma pean tunnistama, et mina ka ei tea ja ma üldse ei jaura siin praegu mitte kuidagi jauramise pärast, et te võite seal naerda või mitte naerda, aga töö mõttes, kus see info oleks olnud. Kui see info oleks olnud teil esimese lugemise juures, päevakorra juures näiteks punktina, et kapo ohuhinnang või raport, kes soovib tutvuda, minge vaadake komisjoni, siis oleks olnud see juhatuse poolt korrektselt tehtud päevakord ja see info oleks olemas. Aga praegu see jutt ei maksa mitte midagi, et te räägite siin sellest, et te kõik sellest teate. Kui te seda räägite, siis viidake konkreetselt mingisugusele kohale, mis kuupäeval, kus on tehtud see informatsioon kõigile Riigikogu liikmetele teatavaks, et nad on saanud võimaluse enne seda esimest lugemist näiteks tutvud sellega. Et praegu peate aru saama sellest, et see ei ole korrektne käitumine. Ja ettepanek tulevikuks on küll selline, et kui mõne materjali juures, mis tuleb meil arutelule, on selliseid ohuhinnanguid, millega Riigikogu liikmetel on võimalik tutvuda või muid dokumente, siis palun viidake see ära juba päevakorras. Pange sinna juurde, et meil on võimalik näha, et meil on võimalik tutvuma sellega eelnevalt, kui me seda menetlema hakkame, et sellest korrektne käitumine. Tõepoolest, mingit vastavat teadaannet ilma irooniat loomulikult tehtud ei ole, et kõigi Riigikogu liikmed teaksid, aga lihtsalt mina olen ise seda 3-4 korral avalikus ruumis kuulnud nii meedias kui ka siin saalis, kui ka tõenäoliselt õiguskomisjonis, nii et tõepoolest vabandan, kui ma väitsin, et kõik teavad sellest. Ja ma ei saa nõustuda selle selgitusega. Me võtsime omalt poolt ühendust nii õiguskomisjoni kui ka julgeolekuasutuste järelevalvekomisjoni esindajatega ja nende kinnitusel praegu neil siin meie majas seda raportit ei ole.
seda analüüsi ei ole. Järelikult meil ei ole võimalik seda ka praegu kätte saada. Kas me peame hakkama nüüd üksiksaadikutena taotlema kaitsepolitseist, et kaitsepolitsei väljastaks meile, või on see ikkagi juhatuse ülesanne tagada, et Riigikogu saadikutel oleks kõik need dokumendid kättesaadavad? Ja kuna nad ei ole meil kättesaadavad, siis ei rahulda absoluutselt see väide, et teiseks lugemiseks on teil võimalik tutvuda sellega, et parandusettepanekuid teha. Aga võib-olla teiseks lugemiseks me ei saa tutvuda sellega mingitel põhjustel. Ja siis me ei saa ka parandusettepanekuid teha. Seetõttu ma teen ettepaneku praegu see arutelu, see esimene lugemine katkestada.